Eestlaste üheks lemmikhobiks on aias kõpitsemine, aga selleks, et kodune maalapp eriti õitsema lööks, on vaja ikkagi proffide abi ning neid on meil täna välja pakkuda õige palju. Kohe selgub maastikuehitajate noor meister. Tänane võistlus toimub Lõuna-Eestis. Räpina aianduskool on Eesti vanim aiandusalane ametikool. Siin väärtustatakse loodust, praktilist õpet ja muidugi kaasaegseid oskusi. Kui muidu elab Räpina linnas umbes 1900 inimest, siis kooliaasta jooksul lisandub neile pea 700 aianduskooli õpilast. Räpina aianduskoolis saab õppida aednikuks, floristiks, keskkonnakaitse spetsialistiks, tekstiilkäsitööliseks, aga muidugi ka maastikuehitajaks. Maastikuehitus on õueala rajamine ehk siis eluruumide laiendamine õue. Kui sinul on maja ehitatud ja sul on seal igav väli, siis meie tuleme ja kuu aja pärast oled sa lihtsalt imelises oaasis. See töö on hästi mitmekülgne ja ei teki sellist rutiini tunnet mitte kunagi. Minu kõrval seisavad Eesti parimad noored maastikuehitajad. Peaks olema juba päris palju oskusi, mida oleme selgeks saanud ja nüüd on hea koht, kus neid rakendada. Võistlema on tulnud 6 kaheliikmelist tiimi ja nad on kõik sellest samast koolist. Ma peaksin saama nooreks meistriks, sellepärast et see kõik 3 aastat, mis ma olen siin pinguntanud, see võiks tuua ka ilusa tulemuse. Kõigepealt ootab neid ees põhivooru ülesanne, mis kestab lausa 10 tundi. Ja siis selgitatakse välja 3 parimat tiimi, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal selgubki meie noor meister. Noor meister on selline hüppelaud. Sul on töömaailmas kindlasti ka suuremad võimalused, kui lihtsalt koolipingist minna. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustame. No nii noored, tänaseks ülesandeks on rajada väike aed. Teil on aega 10 tundi. Edu teile! Alustame! Meist kasvavad järgmised noored meistrid sellepärast, et me oleme korduvalt juba varem võistlustel käinud ja meie tiimitöö võiks piisavalt hea olla. Põhivooru ülesandeks on neil siis kivimüüri ladumine, kivisillutise paigaldus, võreseina ehitus ja taimede istutamine. 10 tunni möödudes neil võiks olla kõik need ülesanded valmis. Ühesõnaga, kõik peab ilus olema. Kõige rohkem vaeva peab nägema kivi paigaldamisel selle täpsusega. Punktid tulevad siiski sellest, kui täpselt nad sinna paigaldatud on. 9 korda mõõda, 1 kord lõike, et siin mõõtmed on maastikuasjad väga täpsed. Kiirustada ka ei tohi, sest et peab ikka rahulikult tegema ja korralikult, aga kiirelt. See on väga tähtis, et nad teed tiim teeb koostööd. Nad räägivad, nad suhtlevad omavahel. See on väga tähtis. Ma jätan praegu selle esimese toru sisse, ma võtan viimase välja, siis me saame tõmmata siit ka ära. Noore meistri tiitli nimel asuvad täna võistlema Räpina aianduskooli õpilased. Kaimo Madisson ja Uku Johannes Kiik, Mirel Kuusma ja Aleksander Kristoffer Kaju, Rasmus Jürgenson ja Kaspar London, Ats Lääne ja Jan Hannes Raud, Anton Kuznets ja Renet Raiv ning Sirelin Ilves ja Oliver Saar. Me oleme koolis korduvalt varem juba kohtunud ja me teame üksteise nõrkusi ja tugevusi päris hästi. Saime kokku samas klassis ja siis, kui ma Ukuga koostööd tegin, siis vaatasime, et meil läks nagu koostöö üsna hästi. Meil sujus nagu see töö väga hästi ja siis õpetajad ütlesidki, et te nagu olete nagu paras paar siuke, et sobitegi omavahel kokku. Me oleme töö jaotanud nii, et aluspinnad rajame enam-vähem koos ja siis müüri esimese kihi paneme ka koos paika ja kui see on valmis, siis tema teeb siis müüri edasi ja mina hakkan sillutise aluspinda edasi rajama ja laduma. Põhivoorus on tähtis see, et mõlemad meeskonnaliikmed suudavad tajuda seda, et kui teine meeskonnaliige natuke on jäänud aja ette,
või tundub, et ta lihtsalt on kuidagi nagu jäänud kinni oma mõtetes, et ta siis läheb ja aitab teda ja suunab ta mingi muule tööle, et ta saaks sellest nagu üle kiiresti, see on kõige tähtsam. Me teeme niimoodi, et mina olen pealmiselt nagu juht ja siis ta on mul abis, et teeme koostööd. Vaatame jooksu. Temal on juhtiv roll. Tema ikka juhib rohkem. Mul on mugavam, kui keegi annab mulle ülesande. Nagu siis ma saan paremini sellega hakkama. Muidu ma võin lihtsalt kokku joosta ja ma ei tea, mida teha. Noorte puhul on see väga tihti, nad lihtsalt jooksevad oma mõtetega kinni ja lukku, sest arve on hästi palju, mõõtusid on hästi palju. Et tegelikult sellist nagu juhti kui sellist nagu otseselt ei olegi vaja, et tähtsalt mõlemad oleksid juhid ja mõlemad näeksid tiimikaaslasi nagu nõrkusi. Nad peavad tundma neid ja teadma neid, see on nagu väga tähtis. Õpin siis räppina aianduskoolis maastikuehitust. Maastikuehitus ongi nagu niisugune kombinatsioon ehitajast ja aednikust, et sa saad teha nagu ühte ja teist, et sa ei pea nagu tegelema ainult ühe erialaga, et see on nagu kombinatsioon. Ema soovitas seda kooli ja tulin õpilasvarjupäevale ja siis kool jättis täitsa hea mulje. Kodu lähedal oli kool ja siis tundus huvitav. Tulevikus ka, et kui võtan maja, siis on nagu hea, mugav kohe. Oskan palju asju teha ja paigaldada. Mul käis ema ja vanaema siin koolis, siis mõtlesin, proovin ka ja nüüd ma olen siin. Mulle meeldib täpsus ja alati on hea midagi ilusat ja loovat teha. Ma tulin õppima eriala sellepärast, et ma ei taha siseruumides töötada. Mulle meeldib väga füüsilist tööd teha ja istuda ma üldse ei saa, et ma pean kogu aeg midagi tegema. Mina tulin õppima sellepärast, et meil on enda kodu ja ma oleks tahtnud seal midagi ilusat teha. Ja mina tulin õppima, kuna naaber soovitas. Põhimõtteliselt olen täiskohaga vanaemal abis, tahan teda aidata ja toetada nii kaua, kui veel saab. Ta on igasuguseid asju ise ehitanud, mind õpetanud ehitama ja vanaisa ka mul samamoodi. Et siin tekkiski inspiratsioon mul tulla maastikuehitust õppima. Ma tulin 7. klassis avatud uste päevale, väga hakkas kool meeldima ja siis saingi õnneks sisse. Võistlus hakkas pihta ja kõik usinalt toimetavad ja mina olen koos kohtunik Markoga. Hakkame ehitama linnumaja. Just. Mõned elemendid on juba ära saetud sulle, et oleks natukene lihtsam teha. Kruime need kokku ära, siis teeme põhja ja siis katuse. Sa oled päris osav juba selline akutrilli kasutaja. Te olete siin naernud mu üle siin erinevatest saadetest. Seda on isegi ette tulnud. Olen isegi käes hoidnud. Üldiselt ma proovin ikka seda ehitust kõrvale viilida alati, aga tead, ma ütlen ausalt, et vanus hakkab sinnamaale jõudma, kus tahaks nagu ikkagi puhata. No puhata, aga siis nagu ikkagi oma kätega asju teha, eks kui nagu ehitamiseks midagi läheb, siis ma ikkagi proovin alati ise niimoodi vaikselt toimetada. Ma ei tea, paneme igasse külge veel ühe kruvil. Alati siin saates mingeid asju tehes. Näete, et täitsa lõpp, et nii rahustav tegevus. Nii, katus peale. Sa oled sellega arvestama, et iga aasta pead sa neid linnumaasid puhastama ka. Puhastama, siis peab lahti võtma ühesõnaga. Ja iga kevade pead linnumaa ära puhastama. Muidu jäävad parasiidid sisse. No halloo, no vaadake seda. Marko, kuna sa oled meil kohtunik, siis... Hindame palun nüüd. Ütleme niimoodi siis kohe ära, et otsad on sul viimistlemata. Võiks natuke livaverit panna siia ja siis natukene ära viimistleda nad sama tooni. Nüüd sa siis ütled mulle, jah? Aga kruvide laskmisest ma peaks sulle kindlasti viia. Oi, aitäh! See on väga ilus. Marko, suur aitäh sulle. Ja me oleme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Paari tunniga jõudsime teha selle müüri. Algselt oli müüriga natukene piperusi, aga sai enam-vähem paika ja nüüd peaks olema okei. Ja siis nüüd hakkame tegema sillutist siin. Juba ühe posti oleme paigaldanud sillutuse jooksul, paigaldame teist. Meil on seis väga mäda. Paigaldasime torud valesti. Panime vale mõõdu. Nagu me arutasime vale mõõdu välja ja selle tõttu läks meil natuke nihu. Peame tempot tõstma, et hästi edeneks. Selle vea pärast läks päris kurvaks meil.
kõige keerulisem on kindlasti jälgida joonist hästi täpselt, et kõik mõõdud oleksid täpselt nii, nagu on plaani peal. Et hetkeseisul on näha, kuidas mõned tiimid on võib-olla natukene mööda vaatanud oma mõõtudest ja on kohe nagu näha, kust on läinud valesti. Toolude paigaldus läks viltu ja pidime algusest peale tegema. Me oleme graafikus maas praegu. Meil läks algus natukene sassi, me pidime uuesti tegema. Peab kiiresti nüüd need müürikivid ära paigaldama ja siis äkki jõuab. Proovime lihtsalt järgi jõuda praegu. 2 tunniga on siis saanud valmis müür ja natukene sillutis. Sillutis peab olema siis 1%-lise kaldega siia poole antud juhul. Ja hetkel oleme ilusti ajagraafikus ja võib ka öelda isegi, et natukene teistest siis ees. Me võtame rahulikult, mõtleme läbi, tegutseme ja siis nagu viime selle asja ellu. Ma arvan, et meil on koostöö üsna hea üksteisega. Koostöö sujub väga hästi. Võistlejatel on põhivooru ülesandest 4 tundi tehtud ehk üle poole on veel ees. Pärast pausi liitub meiega tänase saate üllatuskülaline Tanja, kes on maastikuehitust ka ise õppinud. Mul tegelikult väga meeldib näpud mulda pista ja ma kunagi ikkagi tahaks tegeleda tomatite kasvatamisega. Maastikuehitajate nooremeistri võistlus jätkub. Enne pausi alustasid võistlejad oma tööga ja kohe nad saavad jätkata. Aga enne tahaksin kutsuda siia tänase saate üllatuskülalise, kelleks on laulja Tanja. Tere, Tanja! Tere! Väga meeldib, et tulid. Aitäh kutsumast! Siin Räpina peal räägitakse lugusid, et sa oled ikkagi maastikuehitajaks õppinud lausa. Vastab tõele? Jaa, kuulujutud vastavad tõele. Olen õppinud. Kuidas see välja nägi siis? Kõik oli väga huvitav ja uus minu jaoks, sest et ma enne seda ei ole sellega kokku puutunud, aga ei ole veel nii suures mahus saanud rakendada, aga alati uued teadmised alati tulevad ju elus kasuks. No ära muretse, me saame siin saates varsti ära proovida, saame testida, kui palju sa päriselt siis mäletad ka sellest ajast midagi. Aga meie võistlejad tahavad jätkata, nii et jätkame põhivooruga. Tegelikult on ta täitsa tavapärane ülesanne, et ei ole midagi rasket. No põhiliselt on see, et väike istumisala, kus on sissekäik ehk siis plaadid, sealt on väike nurgake ära eraldatud siis nagu võreseinaga ja siis on nagu väike müüri ja pingi koht, kus sa saad nagu puhata. Plaan on sul ees, rahulikult mõtled läbi, tegutsed ja viid oma plaani ellu. Põhiline on siis kivid ehk siis müür, sillutis ja täringukivi. Täringukividega hakkasime tegelema. Siin peab olema õige kõrgus, kuju peab ikka sarnane olema ja loodis peab kõik olema. Loodis peab kõik. Ühelt poolt on teistmoodi ja teiselt poolt on teistmoodi ja siis tekitab väga palju raskusi. Ma loodan, et me saame hakkama ja et meil saab kõik täpselt aja peale tehtud. Kõige keerulisem ongi ajas püsimine. Peame hästi täpselt kõik tegema, et peame sellega vaeva nägema. Meil on selle ajaplaneeringuga ka see, et me kogu aeg nagu tormame ajast ette. Ma arvan, et me oleme mingi 1,5 tundi maas võrreldes teistega. Me oleme palju parandanud. Esimene aluspind läks pekk ja siis pidime uue aluspinna tegema ja siis sai ilusti loodetavasti nüüd õigele kõrgusele ja paika. Müüri ladumisel kõrgus läks lappe ja siis sillutisel ka. Pidime natuke ümber tegema kõike. Suht enamus asjad tegelikult läks suht halvasti. Alguses olime ajas küll maas, aga nüüd me oleme juba vaikselt järgi jõudnud. Ma arvan, me saame tehtud selle. Võistlus on täies hoos, me oleme siin ehitusplatsil koos Tanjaga ja Tanja, kui tihti sa ise võib-olla praegu aias või kuskil mujal niimoodi nokitsed ja teed, kas seda sama, mis nemad siin teevad või siis pigem niisugust väiksemat ajatööd, et kas tuleb ette ka? Kuna ma ise elan korteris, meil on küll hoov olemas ja midagi ma juba seal hakkasin tegema ja loomulikult ka rõdul on võimalik tegeleda väikse nii-öelda rõdutöödega, see ajatööd ei ole. Aga ja, tegelikult mulle meeldib, see on natukene selline mõnus, selline rahustav tegevus minu jaoks, võib-olla nii-öelda katsuda maad ja mulda näpud pista ja midagi kasvatada ja vaadata, kuidas see taim areneb ja... Ühesõnaga, see on niisugune pisik, mis on külge jäänud, mis sulle meeldis ja nüüd sa ikkagi
käisid õppimas, küll ei saanud lõpule viia, kuigi ikka nüüd iga kord proovid vähemalt praktiseerida natuke. Ja see vastab teile. Täringukivid oli kõige hullem, mis murdis kõige rohkem kaela. Tehasest ei tule ta täpselt nagu 10 × 10 × 10, vaid tuleb erinevate mõõtudega, vaid tuleb lihtsalt nagu pusle kokku panna. Üks kivi läheb valesti, siis läheb terve rida valesti. Seda peab loodima igat pidi ja siis ta peab veel õiges kõrguses ka olema. Üks pool on ilusasti loodis, aga teine pool on ilusasti loodis, aga siis kõrguse vahe võib umbes niimoodi olla. See ikkagi on nagu pigem pusle, et sa nagu võtad ühe tüki, vaatad, kuidas on, et nagu küljed sobiksid hästi eelmise kiviga kokku ja kui ei sobi, siis panedki selle kõrvale ja võtad järgmise. Ja niimoodi muudkui sa nagu neid paned ja proovid, kuni sa leiad nagu parima variandi. Ma olen täringukive eelmistel võistlustel juba omajagu ladunud, ehk siis läks päris hästi ja kiirelt. Täringukividega on väike probleem. No seis on selline, et väga nagu täringukiviga enam tegeleda ei taha. See väga tüüta. Mis probleem on? No me paigaldasime mingi tund aega neid. No me paigaldasime kõik valesti. Nüüd peab kõik üles võtma ja alguses peab mis tegema. Aeg pressib kokku ja me peame väga ruttu selle ära tegema. Aga me ei anna alla. Me siin lõpetame selle reaga ära ja siis saab täringukiviga ühele poole. Ja siis saab minna võreseina juurde edasi. Võistlus on täies hoos ja nagu lubatud, siis ka meie saame natukene tööd teha. Minu kõrval on endiselt Tanja, aga nüüd on meiega liitunud ka juhendaja Ivi. Mis me nüüd siis tegema hakkame? Te olete kahekesi, 2 pead on parem kui 1. Panete oma pead kokku, kasutate ära Tanja oskusi. See mulle meeldib. Tanja, sa oled projektijuht. Ja, teeme nii. Et ülesanne on määrata need taimed siin laua peal. Kas võib helistada sõbrale? Ma lihtsalt ütlen nii palju, et ma teen ainult roosi ja tulpi, sest need on need ainukesed, mida ma kingin. Ja teised on lihtsalt, ütlen kohe ära, võib mulle ühe panna, kas või hindeks, aga ma ei tea mitte midagi. Nii et Tanja, kõik lootus on sinu peal. Minu ema on ülitark selle koha peal, et kui ma saadaks talle kõik need pildid, ta kohe ütles, see on see. Aga mina istutan tavaliselt kodus asju, mida saab süüa. Küüslauk. Miks see lõhna? Ma annan väikese vihje. Nii. Läheb varsti õitsema. Nartsiss läheb õitsema. Õige, siis on nartsiss. Nii, kuule, aga lähme siin võib-olla selle järgi. Jaa. Meie arvame, et kindlasti see on kuusk, kui see... Liiguta sõrmede vahel. Mis lõht sul meelde tuleb? Kuuse lõhn tuleb. On jõulud täiega. Ongi kuusk või? Nii lihtne. Kuuse lõhn, jah. Nii. See on mingi kapsas, jah? Ma arvan, et see on see mingi... Kas seda tohib süüa ka? Muidugi, seda võib 100% süüa. See on kindlasti mingi lehtsalat. See läheb purksi vahele. Mingi termin on ka seal. Ongi lehtsalat? Lehtsalat. Väga lihtne. Kuule, me oleme on roll, või sina oled. Ja nüüd minu pakkumised lõpevad. Nüüd sina võtta. Nüüd on kõik või? Meil on siuke ilus asi ka. Lilla, siuke väike õieke. Fakt on see, et see on väga ilus. Põhiline taim Eestis on amplites. Kindlasti ta on kasvanud ka minu rõdu peal, sest ma lähen alati vaatan, see näeb hea välja ja ma võtan ja siis nad seal ripuvad. Aga mida ma võtan, ma täpsemalt ei vaata. Petuunia. Petuunia. Jah, olen kuulnud, aga näed, nüüd õpid ka. Nii, aga võtame siis selle viimase suure. Mul isegi ei ole piinlik, et ma ei tea seda, sest ma ütlesin kohe, et ma ei tea mitte midagi. No tulp see ei ole ja see on roos ka. Ja roos ka see ei ole, nii et väga lihtne. Vanaemade lilleriiulis on see igal pool. Vastab tõele ja vot seal ma olengi. Olen näinud neid ja. Facebookis alati pildid ka neist üle. Vanema Facebooki lill on see. Harilik. Okei, anname alla, mis see on? Pelargoon. Ivi, mis hindeks paned siis meile? Ma ei ole väga kriitiline õpetaja. See mulle juba, see algus mulle meeldib, jah. Ütleme 4 väikse miinusega. See on päris okei. 4 lausa. 4 väikse miinusega, aga arenemisruumi peab olema. Ikka kõvasti, jaa. Näe, ma oleks vähem on meile, aga nagu aitäh. Jaa, aitäh Ivi, aitäh Tanja, et sa ikkagi natuke neid asju teadsid ka. Jaa, no natukene teadsin, jaa. Mina sain ka natuke targemaks nüüd, kuigi kalamälu nagu mul on juba mitte midagi mäleta, aga meie läheme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb.
Meil on praegu põhjust rõõmustamiseks, kuna meil on töö üsna tempokalt läinud ja praegu oleme ajaga ilusti järje peal. Liiga aeglased oleme. Liiga aeglased oleme. Tempot on vähe. Minu partner Ats haigestus ootamatult ja selle tõttu pean ma üksi tööd edasi tegema. Ma peaksin alustama võreseinast, sest et see on selline pealmine ehitis seal. Pärast seda liiguks taimede poole ja vaataks, kas jõuaks lõpuni välja või ei jõua. Võit või mitte, aga teen lõpuni ära. Peaks üksi hakkama saama küll. Taringukivid uuesti paigaldama läks päris hästi. Jõudsime ilusti ära. Meil on jäänud veel 3 tundi võistelda ja selle me plaanime siis haljastusele. Selle põhivõru kõige keerulisem ülesanne, mina arvan, et on istutusala, sest see istutusala kujundus, kuidas need taimed ilusti saada kooslusesse, et nad näeksid silmale ilusad välja. Tähele peab panema kindlasti seda, et taim saaks õigele sügavusel istutatud, sest kui taim ei ole õigel sügavusel, siis ta kuivab ära. Ja kindlasti taimi tuleb kasta. Taimedega mina ennast väga koduselt ei tunne, et selle ma eelkõige jätan enda paarimehe kamandada ja siis ma kuulan ta käsku lihtsalt. Taimed olid ette antud ilusti. Õnneks saime valida, et päris suur valik oli isegi. Kõige hullem olid suure puu toestusvaiad. Need pidi mingi, ma ei tea, nii palju sisse lööma, isegi rohkem ei mäleta palju ja palavaks läks. Panime postid valesti alguses maha ja selle tõttu läks väga palju aega tegelikult, et see jama on. Taime pool oli nagu üldiselt minu peal, nii et mina siis proovisin kuidagi seda esteetilisust väljendada nende taimedega siis. Panime mingid suuremad paika enam-vähem, et kuidas võiks nagu olla ja siis hakata nagu väiksemaid sinna vahele sättima, niimoodi, kuidas nagu visuaalselt kõige ilusam jääks. Muudkui sättisime, seal tõstsime ümber, arutasime jälle, siis tõstsime veel ümber. Nägime taimede paigutusega palju vaeva. Taimi oli ikkagi päris palju. Kokkuvõttes läks halvasti. Me ei jõudnud istutada, taimi me ei jõudnud multsida ja ilusti korda teha kõike. Taringukivide ülesvõtmine ja tagasi paigaldamine, see võttis nagu kaua aega ära. Täpselt see tund aega, kus me tegelesime nendega. Me oleks saanud jõuda multsida ja kõik taimed ära istutada ja ma oleks jõudnud teistega nagu ühes koos, nagu ühel voolul sama palju ära teha. See viimase minuti stress tuli ja läkski kõik sessi seal, et unustasime paar asja teha ja... Aeg! Kümme tundi on möödas, õnneks plats on valmis, jõudsime ilusti nii nagu plaanipäraselt. Paar põõsast ja taime istutamata, aga muidu see kõik tehtud. Ma tegin nii palju, kui ma sain. Sellest võistlusest võtan ma kaasa seda, et ei tohi alla anda ja see jääb mulle külge. Võistlejate töid hindavad Räpina aianduskooli kutseõpetaja Marko Laanes, Eesti Maastikuehitajate Liidu juhatuse liige Carolin Ridal ja Maastiku Inspira OÜ juhatuse liige Merilis Kull. Võistlejad olid kõik tublid, esimeses etapis said kõik kivid maha. Taringukivi paigaldusel oleksin tahtnud näha, et nad kasutavad paremaid töövõtteid, et ükshaaval kivi paigaldamine on ikka väga aeganõudev. Lõpptulemusel oli ka näha, et kõik ei suutnudki seda taringukivi rida valmis saada. Neil oli mingisugune pinge peal, nad lihtsalt ei suutnud seda nagu laduda, kuidagi oli nagu näha vaimselt, mitte keegi nagu ei läinud, see ei sujunud lihtsalt. See on loominguline töö, aga mitte nüüd nii loominguline, et sa ühte kivi vaatad minut aega ja valid seda külge, et see on ikkagi, käib kiiremini. Just nimelt.
mõõdame seda püsslootsus ära. Siin on ilusti loodis ja siinpool on ka kõik ilusti. Puud said istutatud ja korrektselt istutatud. Pooled tiimid, ma arvan, istutasid kelluga. Kelluga ei istutata taimi, et taimede istutamiseks on ikkagi istutuskühvel. Vaatame vaiade paigutust ka. No peaaegu. Ei ole jah. No. Ma arvan, et selle üle võib uhke küll olla, mis me selle 10 tunniga teinud oleme. Põhivooru ülesanne on tehtud, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd saamegi teada, kes on need 3 parimat tiimi, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal selgubki meie noor meister. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Lootus oleks jõuda küll. Vaadates teiste platse, siis meil on ilusti kõik lõpetatud ja valmis saadud. Esimesed finalistid on... Isiklikult arvan küll, et me pääseme finaali. Ma küll natuke vahepeal mõtlesin, et issand, et äkki ikka ei saa, et noh, me ei tea ju, kui hästi teised võivad teha, teised on kõvasti palju harjutanud. Oliver ja Sirelin. Hea meel oli ikka, aga me natuke ka juba aimasime, et me saame esi3. Järgmised finalistid on... Me oleks väga üllatunud, kui me finaali jõuaks. Kaimo ja Uku. Sisemas juba tundsin, et midagi sealt tuleb ikka head. Et praegu süda veel puperdab. Ja viimased finalistid on... Mul on tunne, et meil on ühe võistkonnaga läheb nagu rebimiseks. Ma arvan, et punktide suhtes tuleb väga tasavägine. Ma mõtlesin kuni lõpuni välja, et ikkagi Kaspar ja Rasmus saavad selle 3. koha. Ei tea küll, kas saame top 3, aga alati põidlab pihus ja peame lootma, et saame. Aleksander ja Mirel. Kui ma kuulsin enda ja Aleksandri nime, siis mul hakkasid all jalad värisema ja käed ja siis... Teiega kohe näeme, sest algab finaalvoor. Ma arvan, et Sirelin ja Oliver saavad nooreks meistriks. Ma ikka soovin, et meie tiim saaks nooreks meistriks. Maastikuehitajate nooremeistri võistlus jätkub. Minu kõrval seisavad 3 finaaltiimi ja varsti me saamegi teada, kes võtab nooremeistri tiitli endale. Pole kindel, et mina, Mirel, saame noormeistriteks, aga väike variant alati on. Lootus sureb viimasena. Kallid finalistid, olete te valmis? Jaa! Väga hea, aga alustame finaalvooruga. Head finalistid, teie ülesandeks on ehitada puidust pink. Teil on aega 1 tund. Edu teile! Seal on natukene tappi vaja teha, puitu on vaja lõigata. Loodame, et saavad hakkama. Seal ei saa eksida, see kohe märgata. Ma arvan, et uueks nooreks meistriks saame kas meie või siis mustade särkide tiim. Ma arvan, et päris esimeseks me ei suuda välja võidelda. Jääme kas teiseks või 3. Kogu töö vältel on nemad olnud meiega enam-vähem sama kaugel. Mul on lootus, et me jõuame tunni aega selle pingi tehtud. Ma arvan ka, et me jõuame ära tehtud selle. Hakkame siis minema vaikselt. Me püüame aega jõuda, pingi valmis saada, see on meie eesmärk. Kindlasti me jälgime seal tööohutust, kuna käigus on saed ja muud teravad tööriistad. Me ei taha, et sõrmed lendama hakkaks. Nii kui start käis, siis ma hakkasin keerulisemaid juppe märkima puidule, et kuidas, kust lõigata ja Uku hakkas... Samal ajal mina lõikasin siis neid laudasid õigesse pikkusesse. Ma tunnen ennast nõrgalt selles, sest ma pole nii palju pinke varem ehitanud. Siit lõikan ära ja kummalt pool kadu jääb siia või? Finalistid said oma lõpuülesande kätte ja nüüd on aeg tuttavaks saada meie 3 parima tiimiga. Seni on olnud koostöö suurepärane ja rollide seis on ikka sama, et Uku mõtleb nagu põhilise asja välja ja ütleb asjad ja siis mina pigem teen. Olen Kaimo, olen pärit Pärnust ja olen 18-aastane. Vabal ajal tegelen mängimisega ja sõpradega aega veetmisega.
mängin Minecrafti, küll sõpradega, küll üksi ja teen arvutis veel igasuguseid põnevaid asju. Pärast selle kooli lõpetamist lähen ilmselt edasi tuletõrjekooli, kuna tuletõrje on mul huvi pakkunud juba peale 9. klassi. Ma olen Uku, olen 23-aastane ja olen siitsamast Räpina linnast pärit. Vabal ajal ma tegelen puutööga ja aiatööriistade masinatega nagu trimmerid, murutraktorid ja muud säärased masinate putitamise, seadistamise ja parandamisega. Kui ma selle kooli ära lõpetan, siis ma ilmselt lähen selle eriala peale tööle ja hakkan endale elatist teenima. Meeskonnatöö tegelikult sujus hästi meil. Me juba leppisime kokku, et tema lõikab materjali, mina mõõdan, tema siis teeb nii-öelda puiduga viimistluslööd, mina siis tapin ja siis lõikan selle kalde sinna ja siis koos paneme kokku. Ma olen Mirel, ma olen 18-aastane ja ma olen pärit Vassakustest. Ma tegelen vabal ajal maastiku pildistamisega, telefoniga, iga nurga peal teen kogu aeg igasugu pilte ja postitan neid. Kui kool saab läbi, siis mul on edasi plaan minna ülikooli, edasi seda eriala õppima. Minu nimi on Aleksander, ma olen Põltsamaalt ja ma olen 23. Ma vabal ajal tegelen metsandusega nädalavahetuseti peale kooli, põhimõtteliselt ainuke asi, millega ma tegelen. Kui ma kooli ära lõpetan, siis ma tahan välismaale ettevõttesse tööle minna. Koostöö on nüüd oluline, kuna meil on aeg väga piiratud ja keegi ei saa istuma jääda, et kogu aeg peavad käed käima. Minu nimi on Sirelin. Ma olen 22-aastane ja ma olen pärit Veriorat. Vabal ajal mulle meeldib tegeleda erinevate loominguliste tegevustega. Mulle meeldib teha natuke käsitööd, sellised meisterdla meeldib ja joonistada. Peale kooli lõpetamist on mul hetkel plaanis minna erialaselt tööle Tallinna. Minu nimi on Oliver, ma olen 18 ja ma olen pärit Vassalinnast. Minu hobiks on autode putitamine. Mu praegune põhiprojekt on BMW E34 3.0 Swap. Peale kooli lõpetamist praegu ilmselt lähen Rootsi tööle ja edaspidi ilmselt tahaks firma luua. Võistlejad peavad tegema pisikese pingi, kus on siis kindlasti täpsust vaja. Hindame neid asju, mida saab mõõta, ehk siis pingi kõrgus on õige, kas seljatoe kaldenurk on õige, kas tapid on õige sügavusega. Nad peavad olema mõõtude lõikamisel eriti täpsed. Kruviread peavad olema sirged ja täpsed. Ja siis need ühendused omavahel peavad olema, ütleme niimoodi, perfektsed. Me ei ole varem midagi sellist otseselt nagu pidanud tegema, siis see tuli natuke üllatusena. Ja ammugi sellise tempoga seda teha. See lõpuots läks nii kiireks. Pane lihtsalt mingi mõõt pääle, me peame kähku. Ma sain joonisest algul valesti aru, materjalist sain ka valesti aru, aga kui ma aru sain, siis oli juba vist natuke liiga hilja. Kõige keerulisem oli selle pingi juures see, et selle ühendused olid nagu vastupidi oli meil nagu mõeldud, et pikem läheb alla nagu jalgadeks, aga seal oli nagu see, et pikem läheb põõnana nagu vahele ja jalad on lühemad. See oli kõige raskem ja siis seda pidi veel tappima ka ja sinna laua vahele sobitama ja see oli vist kõige raskem osa sellest. Mismoodi sa teed selle? Ma ei tea, lihtsalt teeme. Aeg oli vähe. Ajasurve oli peal. Me tegime üsna head koostööd omavahel, et me kogu aeg suhtlesime omavahel. Et kui midagi on, siis kohe nagu ütlesin oma paarikaaslasele, et midagi on valesti või midagi uuesti või lihtsalt nagu toetasime üksteist kogu aeg. Tiimitöö oli hea. Tiimitöö oli väga hea. Ma lõikaks tegelikult seda sirge osa enne ära. Üksi ei oleks seda kindlasti mitte ära jõudnud teha ja kindlalt oleks lukku jooksnud üksi. Ma põhimõtteliselt lugesin joonis ja ütlesin Oliveri ette, et tavai tee nii ja tal ei olnud väga ruumi vastu vaielda otseselt. Meil oli pool tundi aega ja kõik kuidagi sujus. Võistluse lõpuni on jäänud 10 minutit. Ja siis järsku oli ainult 10 minutit aega ja tooli polnud ollagi veel. Järsku läks väga kiireks, et muidu oli küll aega. Ja siis hakkame kiiruga kõike juppe kokku panema ja siis avastame, et mingid jupid on täiesti vales muudus veel. Oota nüüd.
Läks selle valesti või? Ma avastasingi, et moodulid on valepidi kokku lastud ja siis me hakkasimegi probleemi lahendama nende juppidega. Läks peale minema, siis see on nagu... Ei, me panime vastupidi, pidime teisipidi. Ma vaatasin joonise pealt ka veel, et kuidas peab olema. See peaks olema siin keskel veel. Okay. Me lasime ikkagi kogemata, lasime valesti need jupid kokku. No mis seal ikka, lahti ja uuesti. Viimasel hetkel läks tõesti hulluks, sest materjali nappus ja me pidime veel ühe tala uuesti lõikama õigesse mõõtu ja siis sellega me panimegi põhimõtteliselt nagu puusse ja siis hakkasime mõtlema, oi, nüüd on tõesti nagu läbi. Ja siis lõpus läks ikka väga kiireks. Ikka väga turbokiirustel. Viimane minut! Lõpuks leidsime kuskilt kaugelt lisamaterjali, mille saime kiiresti õigesse mõõtu lõigata ja siis tooli kuidagi kiiresti kokku klopsida, isegi kui selleks väga vähe aega oli. Nagu eelnevalt mainisin, ma tunnen ennast pinkide kokkupanemises nõrgalt ja see vastas ka tõele. On kuidas on, peaasi, et valmis on. Jah. Eks ma proovin paremini järgmine kord teha. See lahti jah? Kuidas see lahti on? Lõpus avastasime veel, et üks laud on imekombel lahti jäänud. Kravasid trelli ja vaatad, no ei saa, ei lähe. Vale trell seda jah? Sain aru, et vale trell ja siis lõpuks haarasin ikka õige trelli. Viimasel sekundil jõudsin selle kruvi sinna sisse. Ja on aeg! Ma tunnen end rõõmsalt ja väsinud. Pink sai valmis, aga lõpptulemus ei pruugi olla päris mõõtud järgi. Tõesti, kogu töö on tehtud. Pink sai isegi valmis. Me oleks jõudnud, aga need panime tagurpidi. Ega need pargilingid ongi ju sellised. See on sul 52C, läheb sul siia ja need on jalad. Vastu. Teil on õiged mõõtud, aga te põhimõtteliselt neid ära lihtsalt. Nii asi läks kiireks lihtsalt. Pool tööst oli tehtud ja pool jäi veel natuke teha. Kui närvi oleks sisse tunda, oleks kindlasti paremini läinud. Seis kõik puperdab, kohtunikud löövad praegu punkte kokku. Me ei tea, kes on järgmine noore meistri 2026. võitja. Finaalvõistlus oli kiirete liigutustega ja minu jaoks oli esimese 30 minutiga selge, kes võiksid olla favoriidid. Ma arvan, et meie must tiim võidame, sellepärast, et me oleme natuke täpsemad, rahulikult ja oleme läbi mõeldud plaaniga. 2 võistkonda peale poolt tundi said ikka need enamuslõiked tehtud, tapid said sooritatud. Midagi poolel ei ole kellelgi jäänud, kummalgi tiimil kõik on nagu valmis saadud. Tõesti, pole õrna aimugi, kes seda nagu nüüd võita võib. Kui me mõõtma hakkasime, siis oli küll nii, et miks te tegite nii? Kus need mõõdud tulid? Nagu öeldakse 9 korda mõõda, 1 kord lõika. See, mis nagu mälus on, ei ole see, mis paberi peal on, et ikkagi oleks võinud seda paberit rohkem jälgima. Rohkem märkmeid tegema, just täpselt. Ma arvan, et me tuleme 3. Osavõtt on kõige tähtsam. Ja viimased 5 minutit oli ka selline sahmimine, et seal jäid mõned kruvid jäid puudu ja küll siis ei olnud sirged need servad ja siis läksid mõned osad valesti külge ja... Jah, täpselt. Aga lõppkokkuvõttes me saime 2 pinki täiesti valmis, 1 jäi natukene poolikuks, aga tublid olid. Loota ju võib, et me saame järgmiseks noormeistriks, aga seda on väga raske öelda, sest musta tiimiga on meil töö üpris võrdne. Kõik finalistid tegid meeskonnana tegelikult väga head tööd. Väga hea tiimitöö. Arvestasid üksteisega, jälgisid üksteist, tööjaotus oli väga hea, et igal ühel oma tööülesanded. Valge tiim oli väga lähedal, aga südames ikkagi loodan, et meie võidame. Jah. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal maastikuehitajate nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored maastikuehitajad. Räpina aianduskoolist Aleksander ja Mirell, Kaimo ja Uku ning Oliver ja Sireli.
finalistide võistlus oli väljakutsete rohke ning pani neid korralikult proovile. Nad pidid näitama oma oskusi väga erinevatest nurkadest ja nad kindlasti vääriksid kõik nooremeistri tiitlid. Ja nende kutseõpetajad tunnevad nende üle kindlasti suurt uhkust, nii et aitäh kutseõpetajatele. Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Carolin Ridal ja toetajate esindaja Maxer OÜ jaekliendi müügiesindaja Marko Ots. Nooremeistri tiitli saavad täna need võistlejad, kes kogusid põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Carolin Ridal, kes on need, kes võidavad selle noore meistri tiitli endale? Võistlus oli väga põnev, tuli ära lahendada nii puidu kui kivi kui haljastustööd ja võitjateks osutusid Oliver ja Sirelin. Palju õnne kõigile finalistidele. Kaimo ja Uku, teie saavutasite teise koha. Aleksander ja Mirel, teie tulite kolmandale kohale. Ja palun eriti suur aplaus uutele noortele meistritele Oliverile ja Sirelinile. Võistluse peakohtunik Carolin Ridal, mis eristas siis meie tänaseid võitjaid? Meie võitjaid eristas teistest käeline kiirus ja oskuslike töövõtete kasutamine. Et väga-väga tublid. No ja teil on nüüd võidukarikad käes. Kas tuli üllatusena või mitte? Me küll lootsime, aga natukene tuli üllatusena. Mis te arvate, mis teid teistest eristas? Ilmselt meil oli suurem kogemus. See on ikkagi kindla mehe vastus. Palju õnne veel kord, teeme suure aplausi. Võitjad saavad endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet ja Maxer. Toetajate esindaja Marko Ots, mida te soovite meie värsketele võitjatele? Kõik on muidugi tublid olnud, aga esimene koht, vapustav tulemus. Olge sama järjekindlad ja sama kindla käega ka edaspidi kõiges, mis te teete. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Tartusse, kus erinevates ülesannetes saavad oma oskusi näidata Eesti parimad noored restorani teenindajad. Kes oskab klientide eest kõige paremini hoolt kanda, selgub juba järgmisel laupäeval kell 19.30. Kohtumiseni! Restorani teenindajad on tegelikult elamuse loojad. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Ma ootan väga, olen põnevil ja ma arvan, läheb hästi. Sa vaata seda rivistust siin. Millised tähed on juba saates? Ajus läks kõik sassi vahepeal. Ma suutsin kliendile ajada valge veini selja peale. See lõi mu plaanid täiesti segamini. Ma olin väga üllatunud, ajaga läks ikka väga puusse. See on see jõusaali värk nüüd.